Ene. Võib öelda, et teil on väga hea ülevaade isiklikust kogemusest nii teadlaseks olemisest kui teadusest Eestis. Mida te võite öelda, mis kõige selle juures võiks olla oluline, et välja tuua noortele inimestel, kes täna võib-olla valivad elukutset? Ma arvan, et kõige tähtsam on see, et kui sa saad teadlaseks ja kui sa oled näidanud, et sa võid teadlane olla, sest teadlaseks töö saamine on ka väga pikk tee, sest sa ei saa lõpetada gümnaasiumi ja mõelda, et sa oled juba teadlane. Sa ei saa lõpetada isegi hakkakursust ja mõelda, et sa oled teadlane. Sa ei saa lõpetada magistrikursust ja mõelda, et sa oled juba teadlane. Sa pead tegema, ütleme, sellipaberit saama endale ja sellipaber on teaduste doktori kraad. See on üks asi. Aga teine asi, miks teadus on vahva. No ma ei kujuta ette, et ma peaksin tegema mingisugust standardset tööd iga päev samamoodi. Minu mõttes on see igav. Sest sa oled vastamisi loodusega ja loodus teeb su igasuguseid vingerpussi, et tõmmata sul vaiba alt ära. Kas loodus teadus toob need probleemid kätte või peaks teadlane ise need natukene rohkem otsima? See on nii ja naa. See on nii ja naa, sest mõnikord, ütleme, loodus, need probleemid tekivad ootamatult. No tuletame meelde näiteks, kuidas tekkis üks fantastiline huvitav asi kosmosefüüsikas, see on gammasähvatused. 1969. aastal, kui oli külm sõda Ameerika Ühendriikide Nõukogude Liidu vahel, ameeriklased arvasid, et igasugused need pätid venelased hakkavad tegema tuumakatsetusi Kuu teisel poolel. See oli keelatud. Ja nad saatsid üles väga lihtsalt, 2 lihtsat satelliiti, gamma, et vaadata, kas gamma kiirgust on. Ja avastati tekkisid gammasähvatused, mida peaaegu 30 aastat keegi ei suutnud aru saada, mis asi see on. Ma ise mäletan 74. aastal, kui selle kohta kirjutati, see ei saa midagi muud olla, see on üks vana kurat, kes meid narrib. See tähendab seda, et ka teadlased peavad kogu aeg olema valmis milleks uueks. Tehnoloogia tõesti on suurepäraselt, on väga palju arenenud, aga väga palju asju, näiteks, kas te teate, et Wi-Fi on tegelikult tulnud raadioastronoomiast. Austraalia üks raadioinsener pidi tegema ka niimoodi, et puhastavad mürast ära signaali. Ja sellest hakkaski peale. Väga palju asju, mis on tehtud astronoomias, mis tundub, et see on niivõrd kaugel meie maa elust, on jõudnud meieni siia meie juurde. Nii et ei saa rääkida, mulle ei meeldi seda, kui alati püütakse teha pooleks panna, et need on fundamentaaluuringud, need ei tähenda mitte midagi. Need ei too ju mitte midagi inimestel. Ma tahan siis küsida, võtke oma mobiiltelefon välja, kus kohas see siis ilmus? Kas keegi viskas selle inimkonnale kätte ja ütles, et kuulge, nüüd on teil niisugune tore vidin käes. Või paljud asjad, vaadake, kui palju asju on tulnud ju läbi sellest, et inimesed on teinud väga tõsiseid uuringuid just fundamentaalsuunal. Aga mis võiks olla Eestis siin eripärad? No Eestimaal ega me ei saa võtta, et me võiksime võtta väga laialt ette, sest inimesi on ju vähe. Finantsi on väga vähe. Aga ma arvan, et meil on need 3 suunda, millest on räägitud, on väga-väga tõsised. On materjaliteadus, on kindlasti on kindlasti geenitehnoloogiad, need meil on siin väga tõsised tegijad, biokeskus ja tehnoloogia instituut ja nii Tartus kui ka Tallinnas. Ja ma arvan, et need on juba niisugused tõsised suunad ja muidugi IT, infotehnoloogia. Me oleme ka ikkagi suutnud teha minu meelest väga palju asju just selleks, et infotehnoloogia on tulnud meie igapäevasesse ellu. Aga tänapäeva teaduse probleemid lähevad ikkagi ka järjest rohkem interdistsiplinaarsus, kus on vaja erineva valdkonna inimesi kokku panna, et ülesanne ära lahendada. Kuidas te siin näeksite head lahendust? Teate, see on üks kõige raskemaid küsimusi. Kuidas panna kokku inimesed, kes töötavad erinevates valdkondades, sest tõesti ma olen sügavalt veendunud, interdistsiplinaarsed asjad on väga suure tulevikuga. Aga mul on ka isegi öeldud, et isegi Euroopa tasemel kuidagi niimoodi kõik tahavad puhast.
see on puhas matemaatika, see on puhas füüsika, aga kui hakatakse, tuleb välja mingisugune ütleme koostöö tasemel erinevates, absoluutselt erinevates valdkondades, näiteks võtame seda arheoloogia ja võtame geenitehnoloogia või midagi taolist. Kuidas siis niimoodi? Ja siis mõlemad komisjonid lükkavad jalgadega ära seda, et see ei ole just päriselt meie ala. See on, me peame võtma oma mõtlemisviisi, ma arvan, ja see on väga tähtis. Sest maailm läheb üha ja üha, tähendab ta toimub niisugune, meil on üks tore sõna lõimumine. Teaduses toimub ka lõimumine väga suur. Kas tuleks ära otsustada siis, kelle haldusalasse ta jääb või peakski minema sellise maatriks-stiiliga? No ma arvan, et teadlased peavad ise jõudma selleni ja tegema selgeks ka, ütleme, rahastajatele, et see on väga vajalik. Et on vajalik just neid projekte toetada. Ma olen kunagi, ma olin teadusfondis, ma püüdsin seda teha, et ma hakkasin eraldi rahastama interdistsiplinaarseid projekte. No, kuna see raha pidi tulema ühest potist, siis nõukogu ei toetanud mind. Aga ma olen siiani veendunud, et peaks olema niisugune eraldi. Kõige raskem on alustada, sest kõik tahavad hoida seda vana, nagu öeldakse, vana vagu. Lähme seda mööda vana vagu edasi. Eriti kui ka veel ei ole neid finantse eriti palju. Aga minu mõelest oleks see kõige kihvtim, kui omada niisugust eraldi potti ja siis arvutaks sellega väga kiirelt ära. Me räägime praegu nüüd hüpoteetilisi asju, eks ole. See on kindlasti, see tuleb alles, nagu öeldakse, mina nimetan seda, et kui me täpselt ei tea, me võtime proovime, kuidas see tuleb välja, proovime, kuidas see hakkab tööle. Proovime, kui palju meil üldse on neid selliseid projekte, mis on väga nii interdistsiplinaarsed. Ma olen veendunud, et on väga palju. Mis te arvad, milline on ideaalne keskkond hea teaduse tegemiseks? No minu jaoks on seda olnud üks instituut, mis asub Hollandis. See on Amsterdami ülikooli astronoomia instituut. See oli super koht, ma ei oska öelda, ma olen olnud paljudes kohtades, sellel kohal ma nägin tõesti, kus olid koos ausalt öeldes maailma tugevamad tegijad kaasaegses, ütleme, astrofüüsikas, nii oli röntgenastronoomia, see oli täheevolutsioon, see oli raadioastronoomia ja see oli unikaalne asi, et selle instituudi direktorid suutsid luua sellise õhkkonna, et igaüks rõõmustas selle üle, kui teisel läks hästi. Ja ei toimunud mingisugust niisugust, ütleme, toolijala alt, teeme nüüd, tõmbame ära tooli alt ära või saeme selle jala alt ära. Ja see on, teate, see on väga, väga vajalik, et oleks niisugune keskkond, kus inimesed vaidlevad, kus inimesed räägivad üksteisega, võib-olla on ka isegi natuke teravad, aga selge peale see oli alati, see ei olnud inimese tasemel. Ei hakatud näiteks suhtuma inimesesse, aga suhtuti tema ideedesse. Ja see vaidlus oli väga kasulik. Ma mäletan ise, kuidas ma ühe professoriga terve hilisõhtu, ma elasin siis seal ülikooli ühe toakeses, instituudi toakeses. Ja me vaidlesime väga tõsiselt ja siis hommikul ta tuli tagasi ja ütles, et kuule Ene, ikkagi minu idee oli natuke vildakas. Ja me ütlesin, jah, aga see on põnev. See on põnev, tähendab, peab olema selline, et igalühel tahtmist olla see osaline ja püüda välja pakkuda midagi uut ja ka mitte unistada niimoodi, et olgu peale, istun seal ja seda. See sõltub väga palju, ma ütlen, see sõltub väga palju ka juhtidest. Ütleme juhtidest, juhtteadlastest, kes suudavad seda atmosfääri üleval hoida. See õhkkond on niimoodi, et meil on tore, et meil on sellised kutid seal, kes tegelevad teadusega, kes vaidlevad ja kes on, nii et see on väga erinev ja seda ei saa ette kirjutada. Tekib ikkagi ka teadlased on inimesed, see on kõikidele väga üllatus, et kuidas nad on, aga nad on ka inimesed ja nendel on need
inimlikud pahed on ka teadlastel olemas. Aga nad on ainuke, neil on veel üks olemas, sest et väga tihti, kui nad on tõelised teadlased, siis inimlikud pahed on kuskil seal, ütleme, 3.-4. järgu tähtsusega. Aga kui siis äkitselt tekib niisugune, et keegi hakkab neid pahesid, nagu öeldakse, välja kiskuma, siis on asi jällegi halvavõitu. Inimene on bakalaureuse ja magistri lõpukünnisel, tal on mõnikord tal valik ees, et ülikoolis on olnud siiamaani väga huvitav. Samas on huvitavad väljakutsed ka tööstuse poole peal. Mis võiks siin teadlase karjääri kasuks otsustamisel välja tuua? No mina olen alati öelnud, esiteks ma ei pea bakalaureusega, sest ma ei pea ülikooli hariduseks. Ja ma olen seda öelnud palju kordi, sest see on üks suur petupaup. See on lõpetamata kõrgem. Nii, ja see ei anna veel, bakalaureuse tase ei anna veel võimalust inimestel, ütleme, tõsiselt tegeleda näiteks tõsiste asjadega. Sul ei ole teadmisi lihtsalt. Aga magistri poole pealt? Magistri poole pealt see on juba normaalne. Sa võid tegeleda ja sa võid sealt edasi minna tõepoolest teaduse poole. Jah, igaüks teeb oma valiku. Keegi ei ole, ma arvan, et ei ole mõtet hakata peale suruma inimesele, kes tunnetab, et ta on võib-olla on teises mitte teaduses palju paremini ja tegutseb palju paremini. Ja see on väga tähtis, see on inimese oma valik ja ta peab hakkama tunnetama. Minul näiteks ei olnud küsimust, et kas ma lähen teadus, ma ei olnud kunagi mõelnud, et kas minust saab teadlane. See on väga huvitav asi, kui minu käest on küsitud, et kuidas ma oma karjääri planeerisin, ma ütlesin, ma ei teadnud. Sel ajal ei olnud üldse seda mõistet nagu karjääri planeerimine ja kui minu käest kunagi paluti esineda rääkida karjäärist, ma ütlesin, et ma ei ole kunagi ühtegi raamatut läbi lugenud, kuidas karjääri teha. See on minu jaoks nii enesest mõistetav, et ma elasin nii huvitavat elu, et mul läks ka järgi mööda. Ma kaitsin kandidaaditöö ära, pärast kaitsin doktori ära ja see oli niisugune, saad aru, see oli areng, mida sa ise ei pidanud karjääriks. Loomulik tee. See oli loomulik tee ja see oli põnev. See oli huvitav, minul vedas sellest, et mina läksin, hakkasin tegelema astronoomia, kosmosefüüsikaga siis, kui kõik oli nii uus, kõik asjad. Ja kui äkitselt tekkisid juba seal, ma mäletan, kui avastati raadiopulsarid. See oli täielik, nagu öeldakse, superhitt. Suur audikas või puupisti täis, et isegi sinna kuhugi ei oleks võimalik midagi uppuda, sest arvati, et need võisid olla rohelised mehikesed. Ja see oli aeg, kus oli nii palju avastamisi, tuli nii kiire aja jooksul, kui äkitselt sul tehti pais lahti, sest mis juhtus? Juhtus ainult üks pisikene ja tähtis asi. Inimene sai endale teise silma, mina nimetan seda silmaks. Sest enne seda olid ju astronoomid vaatasid ainult optilises piirkonnas ja see on elektromagnetilises piirkonnas, ütleme niisugune, kui meil on see elektromagneetiline piirkond, ütleme niisugune, siis optiline piirkond on jälle niisugune. Aga siis me saime röntgensilma, siis me saime raadiosilma, siis me saime infrapunase silma, siis saime ultraviolettsilma ja siis saime gammasilma. Ja siis hakkas maailma muutuma meie ees. Ja see oli nii fantastiline. Kes teab, palju neid silmasid oli inimene vees? Näiteks neutriinosilm on ju nüüd selge see. Ja ma arvan ka, et võib-olla nüüd on ju see, mina nimetan niisuguse gravitatsioonilainete detekteerimine, et see on ka jällegi informatsiooni saamine absoluutselt jällegi sellest, mida me enne seda ei olnud saanud. Uus mõõde, ja kui keegi mulle hakkab rääkima, kui te ütlete mulle, et musti auku enne seda ei olnud, kui me neid ei näinud, siis ei olnud see küsimus, et mustad augud olid, ainult me ei näinud. Me ei näinud seda, isegi kui neutrontäht oleks olnud päikesesüsteemi sees ja kui tema pinnatemperatuur oleks sama olnud nagu päikesel, sama 6000 kraadi, ütleme, ei oleks seda näinud optilises piirkonnas, sest neutrontähe raadius on 10 kilomeetrit, aga päikesel on 600 000 kilomeetrit. Ja selle tõttu on tema kiirtirattav pind väga väike.
ja see on korrekt ja vaadake, see on midagi, mis pakub inimestele, minule pakub väga huvi. Ajastada. Aga milline võiks olla hea selline tasakaal võrgustikulisel koostööl ja välismaal elamisel, õppimisel? No praegult on see tunduvalt lihtsam. Meil on ju suurepärane võimalus kasutada seda, et me saame olla väga kiirelt inimestega kontaktis. Ma võin teile rääkida, 1990. aastal ma olin Soomes ja ma sain esimest korda e-mailiga kontakti oma vana sõbra professor Baczynskiga, kes töötas Princetoni ülikoolis. See tundus mulle täielikult nagu teisest maailmast. Teate, ma istusin ja ma saadan talle kirja e-mailiga ja ma saadan peaaegu saan kohe vastuse. Ja ma mõtlesin, et issand jumal, kuidas see võimalik on. Kuidas see on võimalik, sest meie olime ju veel need õnnetud, kellele kui te oleks saatnud kirja Ameerika Ühendriikidesse, siis sinna läks ta pool aastat. Siis kirjavahetuse mõte kadus ära. Teadlasel on sellest. Sa saad niivõrd kiiresti kommunikeerida omavahel. Sa saad rääkida otseselt, sa võid diskuteerida. Isegi kui oled ajavahet, võid ju alati kokku panna seda. See on minu mõttes fantastiline asi jällegi, mida me oleme juba nii harjunud, et me ei hakka selle peale üldse mõtlemagi. Ja näiteks, kui te küsite, et mille jaoks on satelliiti vaja, mul väga meeldis, ma olen rääkinud ka ESA inimestele, et kuulge, tehke ükskord ja nad nüüd on teinud, tähendab seda. Et mis juhtub maailmas, kui teil on kõik satelliidid, me teeme switch off, tähendab, kui nad ei tööta. Analüüs. Mis juhtub maailmas? Ja siis on päris kurb pilt. Siis me äkitselt tunneme ennast, mis on juhtunud. Me ei saa helistada Ameerikasse näiteks. Me ei saa näiteks Lõuna-Aafrika Vabariigis vaadata jalgpalli maailma meistrivõistlusi. Pilti pole. Ja ma kardan, et kõik laevade ja lennukite ja need asjad on kõik positsioneerimine, see läheb sellest ja hakkab peale tohutud tuumikud ja GPS enam ei tööta ja kõike muud selle. Ma võin, seda on seal väga palju. See tähendab seda, et me harjume nii kiirelt ära nende asjadega, mida tegelikult on meile ju toonud sisse just fundamentaaluuringud. Me oleme, ma lugesin, me ka juba kvantarvuti on hakanud jõudma juba niimoodi, et ta hakkab varsti tulema meie tavaga ellu. Kommertskasutusse, jah. Nii et ei saa iialgi rääkida, et näiteks rakendusuuringud on ainukene, mis toob kasu. Ainult see küsimus on, millega toob kasu. Võib-olla mõnikord on need uuringud, ütleme fundamentaaluuringud, liiga vara. Võtame Einsteini. Saata, miks ta siis nii vara välja mõtles neid gravitatsioonilaineid ja üldrelatiivsusteooriat. Kui kaua läks aega? 100 aastat. Kuidas te saate teha, kui kaugel miski on? Parallaks. Parallaks, kui teil on väga kaugel, siis see parallaks on ka peaaegu. Ei tööta enam, jah. Ja kui te võtate nüüd, aga mis on selleks, kus teil kaugetes galaktikates on näiteks supernova number 1, tähendab esimest järg supernova, see tavaline plahvatab, on kompaktne või valge kääbus. Ja see tähendab seda, et enamikel tähendab juhtudel, kuigi on teada ka, et subluminoos on olemas, enamikel juhtudel on kõik maksimumis on neil ühesugune heledus. Ja see on siis standardne küünal, mille järgi saab määrata, kui kaugel see objekt on tavaliselt. Tähendab, te näete midagi, selle järgi siis määrata. Valgusvõimsus on, heledus on teada ja vaadatakse suur. Ja siis vaatasid, kui teil on, te teate, et kõik on sellised ja äkki siis leitigi, et midagi on selle paisumisega, universumi paisumisega. Ei paisu nii nagu vaja. Nii et mõtlesin alati on nii, see on väga niisugune tore asi, et kui juba kõik arvavad, et kõik on juba lahenduse leidnud,
siis mul tuleb alati meelde, oli niisugune prantsuse karikaturist, ma ei mäleta tema nime täpselt, ja siis tegi suure karikatuuriraamatu Jumalas, kuidas Jumal lõi maailma ja nii edasi ja siis vanakurat oli seal alati juures, siis tema püüdis igasugust asju seal ära solkida. Jumal oli hea inimene, kes tegi kõik ilusti valmis, aga nii kui siis midagi jällegi, no ma mäletan, seal üks inglike jooksis Jumala juurde, ütles, et kuulge, et inimesed lahendasid ära juba lineaarvõrrandi mingisuguse asja jaoks. Ja siis ta mõtles Jumal, ütles, paneme mitte lineaarse liikme juurde, siis nad jälle peavad kauem. Ja minul väga tihti on ka niisugune tunne, et peaaegu niimoodi toimubki. Jäetakse mingisugune pisikene, tähendab õnnetu asi, mis tundub, et no mis see ära lahendada. See on ju kukepea. Ja siis selgub, et sellest kukepeast tuleb terve universum. Või näiteks tuli ju kvantmehaanika. Pisikestest vastikutest asjadest. Kõik suuremad on ära leitud. Nii et see ongi seesama huvitavuse asi, et leida jälle uut. Aga nüüd on ju minu meelest on ju veel vahvam, et meie saame ka, meie noored saavad kindlasti olla isegi sellisel tasemel seotud, et me võime üles saata, mitte meie ei saada, aga meie kanderakettidele, Euroopa Kosmoseagentuuri kanderakettid võime üles saada pisikseid mutikaid, kuupsatelliite ja teha mingisugust ühte eksperimenti. Ja see on täielikult võimalik, et see on noorte inimeste käes, nad teevad ise valmis. Kui kosmos algas, siis minusugustel meie tudengitel sellest üldse mõtet ei olnud, meid võidi viia kuskil suurde tehasesse, kus me olime siis üks putukas paljude putukate seas. Need suured satelliidi ehitasid ju ikkagi väga suurt hulkade, 100 inimesed, võib-olla isegi 1000. Aga nüüd on võimalus niisugune, mis on minu mõttes väga andekas, aga see paneb ka kõikidele peale suure vastutuse, et sa ei tohi üles lasta kosmoseprügi ju. Aga need võimalused on olemas nii Tartus kui Tallinn? Ja need võimalused on olemas ja Tartu ja Tallinn peaks tegema niisugune Tallinn või Tartu. Minu meelest see Helsinki, nii nagu minu meelest see on kõige tähtsam, et siin oleks niisugune hea omavaheline võistlusmoment, kuid selle nimel, et lahendada ühiselt probleeme. Kõik saaks sellest tulu. Et kõik saaksid sellest tulu. Mina ütlen alati, teadus on fun. Väga kihvt. Ja loodame, et selleks funniks jääb ka Eestis väga pikaks ajaks. Jah, mina loodan küll. Ma usun kindlasti, et on palju inimesi, keda tunnebki keda see, et mida sa teed omal tööajal. Kunagi nõukaajal meil oli niisugune tore ütlus, mis on teadus, eriti füüsikul. Teadus on omaenda uudisimu rahuldamine maksumaksja arvel. Hea, kui need 2 asja saab kokku panna. Ja, need 2 asja saab kokku panna. Nii. Aitäh! Palun!